Tere maailm ja minu fännid. Olen aastaid olnud küünel Lady Gaga nime all. Nüüd edaspidi palun, tiitled juba on tulnud, mind hüüda Baba Ye Gaga. Ilus nimi pikem. Panen täitsa suvaliselt teile elu mõtted, mida ma olen siis kogunenud ja oma karjääri ja kuulsuse ja iluga kokku kogunenud, nii et kõik kuulevad tähelepanelikud, kes tahavad olla sama ilusad ja andekad. Ära karda olla loll, sest ümber on kõik omad. Täna ma plaanisin mitte midagi teha ja jõudsin kõik. Tõde on rääkida lihtne ja meeldiv, eriti kellegist teisest. Mõnikord peab teeskama lolli, et mitte idioodina välja paista. Kõige kurvem on, kui su unistused täituvad, aga kellegi teise läbi. See on nagu kõige kurvem. Mitte miski pole nii ebameeldiv mehe välimuse juures kui see, et tal pole raha. Ma ei ole üldse uhke oma karjääri ja edu üle. See on lihtsalt teadaolev fakt. Konkurente mul pole tõesti, kui sa niimoodi vaatad. Need on lihtsalt inimesed, kes ei tea, et nad tulevikus kõik kaotavad mulle. Kui sul on raske midagi kanda, siis kujuta ette, et sa varastasid selle. Käepikutega kakelda, see on nii madal. Täna hommikul alates ootasid mind ees suured teod, aga ei suutnud ära oodata. Tee head, mu kallis sõber, sest halb tuleb sul iseenesest hästi välja. Öeldakse, et igaks juhuks peab igas kodus olema mingi kogus alkoholi. Eks ju, et äkki läheb vaja minna. Ja huvitav, kui see alkohol on kodus, siis kogu aeg tekivad need juhused ja vajadused seda alkoholi kasutada. Natuke kostüümidest. Ütleme ausalt, et minu kostüümid ja need esinemiskostüümid ja niisamagi kostüümid, see on löönud lained ja sealt edasi on väga raske enam minna. Sellepärast ma ütlen lühidalt. Teie kõik vaasikesed naisekesed otsite oma stiili, aga minu stiil otsib juba teisi. Ma ei proovi olla viimase peal. Mul tuleb sellega automaatselt. Mu ainuke ebatäius on see, et mul on liiga palju igasugust andekust ja täiuslikke omadusi ja ka ilu. Paljud tahavad saada successi ja saada heaks millegis. Mina aga lihtsalt olen, lihtsalt ärkan ja jätkan heaks olemist edasi tavalises argipäevas. Ma ei ole ideaalne, vaid lähedal ideaalile, just nii lähedal ideaalile, et see ideaal iseennast tunneb ebamugavalt. Sõbranna Maie tuleb minu juurde ja ütleb, kas sa tead, et Jüri ja Mari läksid lahku. Ma ütlesin, et miks? Ta just kirjeldas, et kas sina elaksid inimesega koos, kes pussutab, röhitseb, joob, ropendab ja nii edasi. Ma ütlesin, mina muidugi ei elaks. Vot sellepärast Jüri Mari maha jätteski. Vot õnn on see, kui fraasile, kui teie kes küsitakse, et kas teil tõesti pole midagi teha, siis vastate, et üldiselt see on minu töö. Ja minu tarkusaforismid, siis eelviimane aforism, et oma nooruses ma olin üsna meeletu ja palusin kogu aeg Jumalat, et saaks nagu rikkaks kuulsaks, et saaks Mercedese auto ja palusin ja ei ole seda Mercedet ja siis ma sain aru, et süsteem ei tööta niimoodi ja siis ma nagu varastasin Mercedese ja pärast palusin Jumala käest andeks, vaat niimoodi tööb nagu paremini see vaimne värk. Ja viimane nali, see ei ole nali, see on elutõde. Mitte midagi ei ühenda kahte inimest paremini kui kolmanda inimese maha tegemine. Kõike head teile, ikkagi kuulake minu lugusi ja õppige neid pähe ja laulge igal pool trollides ja trammides ja õpetage oma lastele ja seal on nii sügav sisu, aitäh!